Head noored ajaloouurijad, kindlasti on teie hulgas ka mitmeid tulevasi ajaloolasi. Oma uurimustöid tehes saite kindlasti aru, kui palju paremini aitab mineviku tundmine aru saada tänasest päevast. Mineviku vaatamine paneb nägema meie käitumiste ja meie hoiakute põhjuseid. Ajalooline kogemus kujundab meie elu palju enam, kui esmapilgul arvata oskame. Ja selle mõistmiseks ongi vaja ajalugu tunda. Võib-olla aitab see mõistmine pisut ka tulevikku ennustada, aga pigem annab kindlustunde ja teadmise, et kõik muutub ja muutub kogu aeg. Kõik, mis on, see läheb alati mööda. Mõnest ajastust on kahju, teise lõppu tuleb oodata pikisilmi. Ja eriti halb on, et ühe inimelu mastaabis võib seda ootama jäädagi. Aga ajalugu on üldiselt ikka nagu sebra. Musta triibu järel tuleb valge ja nõnda edasi. Valgel triibul olles tuleb osata seda helget ajastut näha ja ka võimalikult pikaks venitada. Mustal triibul rühkides peab lihtsalt meeles pidama, et musta järel tuleb valge triib kindlasti, kui väsimatult edasi minna. Ajalugu tundes oskame paremini ära hoida need kõige mustemad toonitriibud. Oma uurimusi tehes õppisite te mitut olulist asja, mis on tarvilikud igale haritud inimesele. Nimelt kriitiliselt allikatega ümberkäimist ja nende analüüsimist, väljendusoskust ning seoste nägemist. Just seoste mõistmine on oluline ajaloo uurimisel. Sest ühegi pere ega küla lugu ei saa ju uurida lahus oma maa ajaloost, ühegi maa ajalugu ei seisa eraldi maailma ajaloost. Seetõttu oli teie selleaastane uurimustöö teema väga huvitav ja avaraid võimalusi pakku. Eesti iseseisvus ei tulnud ju iseenesest. Ning meie iseseisvust ei taastatud kusagilt mujalt, ülevalt ega kõrvalt. Sellele kõigele eelnes meie oma kultuuri ja pärandi väärtustamine ja hariduse hindamine. Talude päriseks ostmine ja seltside asutamine, fosforiidisõda ja muitsuskaitse liikumine. Põhiline on alati meie oma inimeste arusaam, kui oluline on ise olemine. Ning kõige selle taustal ja seda mõjutamas maailmas toimuvad sündmused ja muutused. Mul on hea meel, et te saite selle kõigega tegeleda meie Eesti 100. sünnipäeva eel. Te saite ise seeläbi targemaks ning aitasite meil kõigil saada uusi teadmisi. Ma õnnitlen võitjaid ja tänan kõiki osalejaid. Ning muidugi tänusõnad õpetajatele, kes teid sellel teadmiste teel juhendasid. Aitäh teile!